Selle õppematerjali teemaks on keemiline tasakaal. Vaatame esmalt, mida tähendab tasakaal igapäevaelu kontekstis. Näiteks saame seda mõtestada kiige abil. Kes meist ei oleks lapsepõlves sellisel kiigel koos sõbraga kiikunud ja üritanud kiike saada maapinnaga paralleelseks? Kiik on maapinnaga paralleelne ehk tasakaalus, kui kiige mõlemas otsas on võrdse massiga sõber. Igapäevaelus mõtestame tasakaalu ka oma pangaarve abil. Ütleme, et meie pangaarve on tasakaalus, kui sissetulekud ja väljaminekud on võrdsed. Keemias otsime täpselt samasugust asjade tasakaalu ja seda pöörduvate reaktsioonide korral. Meenutuseks, pöörduv reaktsioon on selline reaktsioon, mis saab samaaegselt kulgeda mõlemas suunas. Tasakaalu asend keemias tähendab olukorda, kus lähteainete saadusaineteks muutumise kiirus ja saadusainete lähteaineteks tagasilagunemise kiirus on võrdsed, mis tähendab, et reaktsioonisegu koostis enam ei muutu. Pane tähele, see ei tähenda, et ainete moolid või kontsentratsioonid oleksid võrdsed. See tähendab vaid seda, et ainete lagunemise ja tekkimise kiirused on saanud võrdseteks. Selleks, et reaktsiooni tasakaalu paremini ette kujutada, on meil siin 2 kasti. Vasakpoolne kast on täis, seal on lähteained. Parempoolne kast on hetkel tühi, sinna tekivad saadusained. Nüüd hakkab meil toimuma 2 paralleelset reaktsiooni. Lähteained muunduvad saadusaineteks ja tekkinud saadusained muunduvad uuesti lähteaineteks. Näeme, et reaktsioonide kiirused pole sugugi võrdsed. Laseme videoainetel nüüd aineid edasi-tagasi liigutada, kuni näeme, et keeduklaasi nii lähteainete kui ka saadusainete poolt täites on keeduklaasides võrdne ruumala rohelist vedelikku. Sellel hetkel on nii päri kui ka vastassuunalise reaktsiooni kiirused saanud võrdseteks. Saabunud on tasakaal. Pane kindlasti tähele, et keemilisest tasakaalust saame rääkida vaid pöörduvate reaktsioonide korral. See tähendab sellisel juhul, kui reaktsioon on võimeline kulgema mõlemas suunas. Näiteks ei ole põlemisreaktsioonid pöörduvad reaktsioonid, küll aga on seda mõningad ühinemis- ja lagunemisreaktsioonid. Reaktsiooni tasakaal nihkub vastavalt Le Chatelier printsiibile. See printsiip ütleb, et kui tasakaalulises süsteemis tingimusi muuta, siis nihkub tasakaal selle protsessi suunas, mis vähendab tekitatud muutust. Muuta saame 3 tegurit: kontsentratsiooni, temperatuuri ja rõhku. Nimelt need 3 tegurit mõjutavad reaktsiooni tasakaalu. Vaatame esmalt, kuidas mõjutab kontsentratsioon reaktsiooni tasakaalu asendit. Kui suurendada lähteainete kontsentratsiooni, siis nihkub tasakaal saaduste poole, kuna süsteem soovib taastada olekut, kust oli enne lähteainete lisamist. Lähteainete eemaldamiseks tuleb süsteemil need saadusteks reageerida. Kui suurendame saadusainete kontsentratsiooni, nihkub tasakaal lähteainete poole, kuna süsteem soovib taastada olekut, kus ta oli enne saadusainete lisamist. Saadusainete eemaldamiseks tuleb süsteemil need tagasi lähteaineteks reageerida. Samasugused põhimõtted kehtivad ka kontsentratsioonide vähendamise kohta. Kui vähendame lähteainete kontsentratsiooni, siis tõuseb saadusainete kontsentratsioon. Ning vastupidi, kui vähendame saadusainete kontsentratsiooni, siis tõuseb lähteainete kontsentratsioon. Järgmiseks vaatame, kuidas mõjutab temperatuur reaktsiooni tasakaalu asendit. Kui temperatuuri tõstame, siis nihkub tasakaal endotermilise reaktsiooni suunas. Meenutuseks, endotermilise reaktsiooni puhul reaktsioonisegu jahtus ehk läks külmemaks. Kui temperatuuri langetame, siis nihkub tasakaal eksotermilise reaktsiooni suunas. Meenutuseks, eksotermilise reaktsiooni puhul reaktsioonisegu soojenes ja eraldus soojust. Asja mõte seisneb selles, et süsteem püüab taastada endist temperatuuri soojuse vahetuse kaudu samamoodi, nagu meie keeraksime termostaati. Kui on palav, tahame juurde külma. Kui aga liiga külm, siis vajame hoopis soojust. Seda, kas tegu on ekso- või endotermilise reaktsiooniga, ütleb sulle reaktsiooni soojusefekt delta H. Kui delta H on suurem nullist, siis on tegu endotermilise reaktsiooniga. Kui delta H on väiksem nullist, siis on tegu eksotermilise reaktsiooniga. Reaktsiooni soojusefekt delta H on sulle üldiselt ülesande juures antud, aga kui konkreetsel ülesandel on see puudu, saad alati mõelda nii, et ühinemisreaktsioonid on reeglina eksotermilised ning lagunemisreaktsioonid endotermilised.
Tasakaaluasendit mõjutab ka rõhk. Nii nagu reaktsiooni kiirusegi puhul, mõjutab rõhk ainult gaasilisi aineid. Kui rõhku tõsta, siis nihkub tasakaal sellele poolele, kus gaasimolekule on vähem. Kui rõhku langetada, siis nihkub tasakaal sellele poolele, kus gaasimolekule on rohkem. Seda, kui palju kummalgi pool gaasimolekul on, saad sa vaadata, kui oled oma keemilise reaktsiooni võrrandi õigesti tasakaalu pannud. Seda on hea mõtelda ruumalade kaudu. Kui rõhku tõstame, siis avaldame survet ja surume ruumala väiksemaks. Kui ruumala on väiksem, on süsteemil hea olla sellises olekus, kus tal on võimalikult vähe gaasimolekule. Kui rõhku langetada ehk survet vähendada, siis ruumala suureneb ja süsteemil on rohkem ruumi. Nüüd tahab ta kogu selle ruumi ära täita ja siis on hea, kui gaasimolekule on võimalikult palju. Palju infot? Vaatame, kuidas ühe reaktsiooni puhul päriselt töötaks. Keemilist tasakaalu on hea uurida sellise reaktsiooni puhul, kus mõni reaktsioonitunnus on selgesti jälgitav. Selle reaktsiooni puhul võid võrrandist näha, et lähteained on roosakat, saadusained aga sinakat värvi. Siinkohal uurime kontsentratsiooni ja temperatuuri mõju. Esmalt näed katseklaasis roosat lahust, lähteainet. Lisame sellele H-kloori, vesinikloriidhapet. Vesinikloriidhape dissotseerub ehk jaguneb lahuses ioonideks. Temast tekivad H+ ioon ning kloor-ioon ning nagu võrrandist näha, lisame seega üht lähteainet. Lähteainete lisamisel suurendame nende kontsentratsiooni. Seega nihkub tasakaal saaduste tekke poole ning näemegi, kuidas lahus värvub tumesiniseks. Nüüd lisame vett, mida näed reaktsiooni võrrandis saaduste poolel. Saaduste lisamisel peaks nende kontsentratsioon suurenema ning tasakaal nihkuma lähteainete poole. Kui oleme lisanud piisavalt vett ja veidikene seganud, näemegi, et lahus värvub taas roosakaks. Uurime ka, kuidas mõjutab selle reaktsiooni tasakaalu temperatuur. Võrrandist ei ole esmapilgul märgata, kas tegu võiks olla ekso- või endotermilise reaktsiooniga. Temperatuuri mõju uurimiseks kuumutame katseklaasi piirituslambi leegis. Näeme, kuidas roosakas lahus muutub kuumutades siniseks, ehk tasakaal nihkub saadusainete poole. Kuna soojendamisel nihkub tasakaal endotermilise protsessi poole, siis saame öelda, et see reaktsioon on endotermiline reaktsioon. Erinevate olümpiaadide ja võistluste jaoks on oluline mõista ka reaktsiooni tasakaalu konstanti. Kirjutame ühe pöörduva keemilise reaktsiooni võrrandi, kus väikesed tähed märgivad koefitsiente ja suured tähed tähistavad ainete valemeid. Pane tähele, et kõik need ained on gaasilises olekus. Tasakaalu konstant, mida tähistatakse tähega K, tuleb saksakeelsest sõnast, mis tähendab konstanti. Näitab suhteliselt, kui palju on saadusaineid võrreldes lähteainetega, ehk kas reaktsiooni tasakaal on suunatud pigem saaduste või lähteainete poole. Võrrandi kirjutamiseks tuleb saaduste tasakaalulised kontsentratsioonid jagada lähteainete omadega, kusjuures kõik kontsentratsioonid tuleb tõsta sellesse astmesse, mis reaktsiooni võrrandis on selle aine kordajaks. Näiteks, kui aine ees on kordaja 2, siis tuleb selle aine tasakaaluline kontsentratsioon võtta ruutu. Pane tähele, et tasakaalu konstandi arvutustes lähevad arvesse vaid gaasilises olekus või lahustunud ained ning tasakaalu konstandi väärtus sõltub temperatuurist. Kui K väärtus on suurem 1, siis saame järeldada, et saadusi on rohkem kui lähteaineid ja reaktsiooni tasakaal on nihkunud saadusainete poole. Kui K väärtus on 1 väiksem, siis saame järeldada, et lähteaineid on rohkem kui saadusi ja reaktsiooni tasakaal on nihkunud lähteainete poole. Kui K on 1 või selle lähedal, siis on saadusi ja lähteaineid võrdselt. Lahendame ka ühe ülesande selle mõistmiseks. Meile on selles ülesandes ette antud ainete tasakaalulised kontsentratsioonid ja ka reaktsiooni võrrand on meile juba kenasti tasakaalu pandud. Kirjutame reaktsiooni tasakaalu konstandi avaldise, pannes sealjuures tähele, et NO2 ja NO ees on kordajateks 2. Seejärel tuleks valemisse arvu tasemele panna ning veidikene arvutada. Näeme, et reaktsiooni tasakaalu konstant on suurem 1 ning seega on reaktsiooni tasakaal nihkunud saaduste poole.